Ahoi, ahoi! Tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Minu nimi on Kristel ja täna siis hakkame tegema keelküünte hooldust just nendele lühikestele küüntele. Siin on siis tehtud akrüülkeeliga eelnevalt küüned ja tegemist on siis tavaliste neljakandiliste küüntega. Küll aga on siin päris mitu sihukest head transformatsiooni kohta nii-öelda, et siin on kõik küüned on erinevate pikkustega, kõige lühem küüs oli minu mäletamist mööda äkki lühike küüs, siis kõikidel küüntel on nii-öelda, teate, sihuke huvitav asi on küünetehnikutel, et neil on alati lihtsam kujuviilidest, siis kui juba materjal on peale pandud, alati on kujuviilides kõige mugavam viilida siis nii-öelda vasakult paremale ja siis see parem külg jääb alati küüntel veidike paksem kui vasak külg. Ja kui küüne otstest vaadata, mida me tegelikult, kui sa nüüd siia video algusesse tagasi vaataksid, siis sa näeksid, et seal on selgelt näha, et üks külg on väga palju paksem. Ja teine viga, mis ma siin just natukene jäi stopi peale, on see, et kui te teete prantsuse maniküüri, siis need prantsuse naeratuse otsad ei ole ühtlased, vaid on sellised kas paksud, töntsakad või siis on üldse nagu siuksed natuke pudrused või sodised. Et see on üks sihuke kõige klassikalisem ja tavalisem asi, mida on hästi paljudel ja mida ma olen ka ise teinud, aga need on niisugused üksikud nüansid, mida üks küünetehnik peab endale teadvustama, et tal see on ja siis ta peab seda lihtsalt iga jumala hooldus tegema, näiteks kui me räägime prantsuse maniküürist, siis sa pead lihtsalt teadma, et sul on komme jätta need natuke siukseks sodiseks, pudruseks ja et sa pead neid rohkem vaeva nägema nende tippudega, nende naeratustega. Ja samamoodi on näiteks siis siin antud juhul on natuke tahetud kitsamat kuju teha. Ma ei tea, kas on üldse taotluslik olnud balleriina kuju või on lihtsalt tahetud kuidagi visuaalis natukene nagu küüsi teha nagu sihvakamaks, aga vaadake, küüsi saab sihvakamaks teha ainult kujuviilides. Ja seda siis selliselt, et sa tõstad ikkagi materjaliga, kas siis ehituskeeli või akrüülkeeliga seda küünt nagu nii-öelda tõstad ja siis selle tõstmise tagajärjel kujuviilides saad sa siis tegelikult nende küünte sihvakuse, aga hästi sageli tahetakse siis seda sihvakust teha külgede pealt kitsamaks viilides küüsi ja siis tegelikult paljuski tehakse treppi küüned ja see on hästi tavaline, et mitte kellegile ma ei taha tuhka pähe raputada ega midagi, sest need on hästi klassikalised ja kõige standardsemad asjad, mida hästi sagedasti tehakse. Ja siis siin ma siis kasutan liquid polükeeli. Liquid polükeel on siis üks ülimalt tore materjal, mis on siis selline vedelam kui akrüülkeel, aga ta on oma loomult ikkagi ka nii-öelda tugevam akrüül, näete, siin ma näitan ka, et kui palju on erinevat pikkust oli, et ta on ikkagi nagu akrüültehnoloogiale ligilähedasem siis materjal ja tänu sellele saab küüned hästi nagu tugevad, et hästi head ja sellele ma tavaliselt kasuta kindlasti alla aluskeellakki, mis tahes aluskeellaki. Vanasti mul oli isegi niimoodi, et kui ma kasutasin näiteks akrüülkeeli või polükeeli ja mul oli sahtlis mingisugune ebamugav aluskeellakk näiteks, mida ma ei tahtnud kasutada, kas oli värv oli jama, siis mõnikord raber aluskeellakid lähevad ajas nagu vanaks, et kui ma näen, et ta on juba sihuke, et ta hakkab nagu värvust muutma või kuidagi, et ta läheb nagu paksuks või ta on sihuke kaotanud oma nagu selle nii-öelda kaubandusliku välimuse, et siis ma alati kasutasin just nimelt akrüülkeelide alla neid aluskeele, sest ega nende nagu püsivus ei muutu, lihtsalt nende võib-olla see kaubanduslik välimus enam ei ole niivõrd hea, et sul läheb natuke rohkem nendega aega ja vaeva, et siis on hea neid kasutada aluskeelideks. Ja siis, aga just jah, et akrüülkeelidega ja liquid polükeeliga alati tuleb vahelüli sinna panna mingisuguse aluskeeli näol. Ja teine häkk, mis on tegelikult väga ära unustatud, mis on ehituskeelidega, tavaliste klassikaliste ehituskeelidega, mis tahes viskoossusega, olgu ta vedelam, paksem, siis vanasti oli üks vana sihuke häkk, vana ära unustatud häkk oli see, et sul ei ole vaja osta endale spets igasuguseid aluskeele lisaks, vaid piisab sellest, kui sa teed põhja ilusti ära, teed nail prep'i teda ära, kuivatad küüneplaadi kenasti ära, paned bonderit või primerit, mis tahes sul siis seal vastavalt süsteemile on ja siis paned hästi õhukese kihi ehituskeeli niimoodi siksakitades
kannad nagu selle küünelplaadi üle, et sa ei kasuta spetsiaal aluskeeli, vaid just nimelt seda sama ehituskeeli, mida sa hakkad nüüd nagu kasutama, paned seda hästi-hästi-hästi õhukese kihi ja katad sellega selle kogu küüne ära, käib lambi all ära ja siis hakkad ehitama. Ja tegelikult sul ei ole vaja sinna mis tahes erinevaid mingeid baaskeele, aluskeele, mis tahes keele. Kui sul on seal oma lemmikud aluskeelid, siis loomulikult, aga see on üks sihuke vana häkk, mida vanasti oli niimoodi, et olid süsteemid, millel olid aluskeelid kohe kaasa, ostsidki kohe nagu topsi sees aluskeel, oli sihuke õhuke keel. Aga siis see oli sihuke nagu jah, üldtuntud teadmine, et kui sa kasutad ühe õhukese kihi aluskeeli enne paksu kihti, siis see on imeline kinnitusvahend. Nii et see on sihuke hea häkk sulle, hea selline huvitav vana hea tõde, mida siis nagu kasutada oma igapäevatöös. Ja siin ma nüüd siis teen kujuga, nagu ma olen ka varasemates videodes rääkinud, mulle meeldib siis teha korda 10 ühte liigutust, siis ma kontrollin seda liigutust kõige enim ja mul tulevad küüned võimalikult ühte nägu. Mis on veel, on see, et kui klient tuleb ikkagi võõra tehnika juures, siis on alati see, et natuke esiteks läheb kauem aega, sest et isegi kui on väga ilus töö ette tehtud, siis ikkagi see käekirja vahetus, see võtab rohkem aega. Ma ei tea, mis värk sellega on, et mõnikord tuleb võõras klient sisse, üliilus töö ja ikka sul läheb kauem aega. Et siin samamoodi ja alati üks asi, mida nagu aamen kirikus, mis tuleb öelda iga jumala uuele kliendile, mis tahes olukord on, et kas tal on ilusad küüned või on tal nagu sihuke transformatsiooniküüs, mida sa pead ikkagi nagu vaeva nägema, siis alati tuleb kliendile öelda, et järgmine hooldus ei pruugi nii hästi püsida, et sihuke 2-3 nädalat võiks olla selline aeg, kus te üheskoos vaatlete, mis juhtub, mis toimub, kas sobib, kas tehnika sobib, kas püsivad, mis iganes, et alati, kui uus klient tuleb, siis see sihuke vaatlusaeg võiks olla, seda peaks hästi kliendile nagu kommunikeerima ka. Ja teine asi, mis on hästi tavaline, mis on Murphy seadus, ma ütleks küünetehnikute Murphy seadus on see, et kui su klient on ikkagi jätnud rohkem kui 4 nädalat küünehoolduse vahet, siis ta tegelikult see geomeetria, mida me siia ehitame, see läheb hästi paigast ära ja reaalsus on see, et see oli, ma ütlen, see minu küüne ajaloo, see on üks kõige klassikalisem asi. Klient on 7 nädalat hoolduse vahe olnud, tuleb, istub laua taha, ütleb, mine metsa, nii hästi püsisid küüned seekord, et mega, et nii hästi mul polegi vist püsinud, et 7 nädalat, vau, et sa teed ikka super head tööd ja võisid kindel olla, et järgmine hooldus ei läinud nädalatki mööda ja asju hakkas juhtuma, sest geomeetria oli paigast ära, kõik see, kuidagi see töö, see nagu rütm läks paigast ära ja need küüned olid ülikiiresti järgmiseks hoolduseks katki juba ja siis alati sai naerda laua taga, et no näed, et sõnusime ära, et jube hästi oli ja võt näed, nagu tutkit Vasja on ja et seda ma ka alati, kui klient ikkagi tuleb 7-nädalase hoolduse vahega, ma õppisin selle ajas ära, et pärast ma ikkagi ütlesin alati kliendile, et 7 nädalat on väga hea tulemus, aga et nüüd järgmine hooldus, et nüüd asju hakkab juhtuma ja tavaliselt juhtus ka, et see on kirjutamata reegel, et nii läheb. Ja nüüd ma siis teen talle prantsuse maniküüri ja alati, igal juhul, alati 100%, kui ma kasutan mis tahes, kas keellakki või ma kasutan akrüülkeeli või mis tahes ehituskeeli, ma teen alati ühe siukse läbikumava nudetooni sinna vahele, sest et siis on sul palju mugavam prantsuse maniküüri teha. Kui sa oled juba siia videosse jõudnud siiamaani, pane mulle like ja pane mulle subscribe. Järgmine video on raber alus keellakkidega, kuidas ma teen keellakkimise hooldust. Et võid kommenteerida siia video alla ka, et tahan näha. Ja siis järgmise video teeme selle põhjal, jagan jälle häid väärtuslikke nippe, mis on võib-olla siis juba ammu unustatud. Kui te siin videos vaatate, ma kasutan ühte valget keellakki, ma ei tea, kunas keegi seda videot nüüd näeb. Hetkeseisuga veel ei ole seda valget keellakki turul saada, aga kohe varsti peaks jõudma, kui sa vaatad seda hiljem kui 2026 jaanuar, siis ta kindlasti juba on e-poes saadaval, aga hetkel praegu seda ei ole, see on väga hea toode. Teine asi, mis on väga hea prantsuse maniküüri jaoks, on seesama Protection pealiskeel, see hoiab valgemana, see
on imehea lihtsa viskoossusega, teda on väga mugav peale kanda ja ta on just niisuguste neoonsete, pastellsete ja valgete Prantsuse maniküüri jaoks imeline. Ta hoiab küüned puhtana ja see pintsel on Ritsi siis number 9 pintsel, mis samamoodi, sellega on väga mugav teha ornamente, Prantsuse maniküüri, värvi peale kanda, ma ei tea, üks klassikalisem, ma ütleks niimoodi, et number 7, number 9, number 11 on väga head pintslid, millega tööd teha. Nii et kohtume siis järgmises videos ja nii lahe, et tulid seda vaatama. Bye!